Nii, aitäh hea sissejuhatuse eest ja aitäh ka siia kutsumast ja tere päevast. Mulle meeldib alati alustada ka mõne ajaloolise viitega ja seda ühel lihtsal põhjusel, et mets on hästi pika käibega asi ja me oleme ju mõnes mõttes harjunud sellega, et kes puu istutab, see seda ise ei raiu, vaid seda teeb tema järeltulija, sest peaks nagu nii olema. Ja paljud ka tänased, kuidas öelda, probleemid, millest me räägime, on ju hakanud arenema märksa tükk aega tagasi. Ja ma tajun vahel seda olukorda, kui me räägime ka metsandusest, siis vahel nagu solvutakse, et oi, minu esiisade või vastu hakatakse või midagi. Ei, me ei saa mitte kunagi hinnata kunagisi tegusid tänases taustsüsteemis, miks sellest ka natuke räägin. Ja teisalt, see, et me kunagi oleme teinud, ei tähenda, et me peame samamoodi kogu aeg ka jätkama ja sellepärast on siin ka teie üks pilt ühest kunagisest bioloogide välitööst, kus on nii entomoloogid ja ornitoloogid ja vasakult teine seal natuke heledama pluusiga on Erik Kumari ja tema seljas on ka üks väga tüüpiline ornitoloogilise uurimistöö vahend, jahipüss. Oli aeg, kui niimoodi koguti kaavikuid, koguti materjali, aga täna enam me niimoodi ei tee, on teised meetodid. Ja see ei ole mitte etteheitane ka Kumarile või kellelegi teisele. Kuid kui me mingit sündmust vaatame, analüüsime, meil on hästi, kuidas see inimlikult esimene eesmärk meil tekib kohe otsida süüdlasi ja siis hakata vaatama, mis nüüd see tagajärjega, kuidas pihtama hakata. Kuid kõige olulisem küsimus on hoopis miks midagi juhtus, miks midagi on niimoodi kujunenud üheks või teiseks või kolmandaks asjaks. Ja eks neid vastuseidki ongi natuke rohkem kui ka üks. Üks võimalik käsitlus, mida küllalt tihti me kohtame ja ma ise kohtan ka jätkuvalt nii on ta sotsiaalmeedias või ka vahel erinevates suhetes. Panin siia sellise võib-olla natuke laiema nalja füüsikute ja lüürikute vastasseisust vahel, mida on tehtud. Siis natuke aega tagasi siin samas Kuressaares toimus üks Riigimetsa Majandamise Keskuse korraldatud konverents ka ja oma avasõnas Mikk Morgan tõi sellise huvitava küsimuse ka, et kas juurpõhjus läheb siis tagasi aastasse 51 või on see kusagil mujal. Ja mis on ka, viitab ju kaudselt sellele samale asjale, et te teate, mis juhtus 1951. See oli aasta, kui Tartu Ülikoolist viidi metsandus välja ja tehti Eesti Põllumajandusakadeemia. Jah, ehk siis kas on tõesti see aeg olnud, kui tekkis mingisugune siis nii ja naapidi äkki arvamine ja äkki mets läks nagu 2 erinevaks asjaks, et ei olegi meil enam ühte või teist metsa. Aga vaatame, mis siis meid mõjutab ju mõnes mõttes kõiki ja ühtmoodi. Ja siin ma pean natuke ka jällegi pöörduma pisut viidetega inimese käitumise alustesse ja meie psühholoogiasse. Meie oleme niimoodi evolutsioonis juba kujunud, et me elame minevikus. Ka isegi kõige kiiremini saadud informatsioon, mida me võiksime silmade kaudu saada, selle kõige kiiremaks töötluseks läheb minimaalselt 0,1–0,2 sekundit, enne kui me midagi saame teha. Ja meie ainukene võimalus tegutseda ja elus püsida on see, et meie alateadus pidevalt hindab mineviku kogemust hetkel saadud informatsiooniga ja saadud informatsioonid prognoosib, mis juhtub lähitulevikus, meie vahetus lähitulevikus. Ehk siis näiteks, kui ma kõnnin näiteks metsateel, rahulikult jalutades, siis selle 0,2 sekundika minu jalg liigub ikkagi tubli mitukümmend sentimeetrit. Ja kui ma ei ole ette prognoosinud, kas ta nüüd läheb vastu puujuurikat või näiteks on mul siletee, siis ma võin komistada, kukkuda või siis mingi muu õnnetusega saada. Mida meie alateadus ehk siis afektireaktsioon teeb? Ega afekt otseselt ei ütle ise, mida tuleb teha, vaid nagu öeldud, ta suhestub meie varasema kogemusega, kuidas me oleme harjunud ühe teist olukorda enda jaoks tõlgendama ja arusaadavalt ka sama signaal erinevates olukordades võib tähendada täiesti erinevat reaktsioonivajadust. See ei ole nii, et nüüd toon siin näiteks paugu, stardipüstoli pauk või pauk metsas, jahimehe pauk või pauk näiteks Ukraina linnas. Need on täiesti erineva tähendusega, erinevat käitumist eeldavad olukorrad.
Nüüd meie elu jooksul siis meie jalateadus koondab endasse kõik väga paljud erinevad siis nii-öelda teadmised, kogemused. Ja huvitav on ka see, et see kogemus baseerub meil ühest küljest loomulikult isiklikult kogetust igapäevaselt, aga enamik meie kogemusest on teiste käest kuuldud. Ehk siis ka mina võin öelda, et ka isegi kui ma näiteks ükskõik mis teema räägin, siis minu enda isiklik vahetu kogemus moodustab sellest tõenäoliselt 0,5% ja kõik ülejäänud on teiste inimeste käest kuuldud, õpitud ja loomulikult ka võimalusele kontrollitud. Veel on, mis nii-öelda omapärane on see, et see, mida me nimetame teadmiseks oma siin kahe kõrva vahel, see teadmist kujundav siis ajureaktsioon on täpselt ühesugune siis, kui meil on näiteks kas vahetult isiklik nii-öelda selline kogemus saadud, nii-öelda kinnitatud kogemus, või me tegeleme väljamõeldisega. Ehk siis näiteks, kui tuua viidet religiooni, teadmine, et Jumal on olemas, on samaväärne teadmine, kui et mänd on mänd ja kuusk on kuusk meie ajureaktsiooni taustsüsteemis. Ja meie afektiseisundi jaoks on ta täpselt sama oluline taustsüsteem. Siin ei ole vahet, kas me räägime tõendatud teadmisest või siis kusagilt kuuluda praktsest vaimsest kogemusest. Kuid mida meie afektiseisund veel teeb? Ta annab nüüd sellele tulevikuprognoosile siis põhimõtteliselt emotsionaalse hinnangu. Ja hästi jämedalt see asi jaguneb hea ja halva vahel. Kui meie afektireaktsioon annab teada, et oi, kõik on normaalne, siis on meil rahulik, me ei pea midagi tegema, me saame jätkata seda, mida me teeme. Kui aga afektireaktsioon annab meile negatiivse signaali, siis see on meie jaoks halb ja meie jaoks on täiesti loomulik, et me hakkame halba olukorda kõrvaldama. Kas siis vahetult isikliku enda jaoks või siis näiteks oma pere jaoks või ka metsa jaoks näiteks. Ootamatu muutus meid kõiki häirib. Maailmas pole mitte ühtegi inimest, keda ootamatu muutus harjumuspärases olus rõõmsaks teeks. Vähimalgi maal, kaasa arvatud ka mind, kuigi ma vähemalt arvan, et ma olen mõõdukalt niimoodi teadmiste uudisimulik ja selline muutustega heas mõttes proovin kaasas käia, kui see asi nii-öelda arusaadavaks muutub. Kuid mis on üks oluline asi ka nüüd sellises reaktsioonis on see, et viimne kui üks inimene, absoluutselt kõik inimesed tahavad ainult head. Viimne kui ükskõik kes ta on. On ta puiduärimees, on ta metsakasvataja, on ta looduskaitsja. Kõik tahavad viimseni ainult head. Lihtsalt see kogemus, millega me oma headust suhestame, võib olla meil erinev. Jah, see küll. Aga me ei saa mitte kunagi üheski diskussioonis kategoriseerida inimesi heaks ega halvaks. Ja kui me läheme laiemalt loodusse, ja me oleme ka täna siin kuulnud seda mõtet, et inimene on ju looduse osa, siis põhimõtteliselt ka loodust ei ole võimalik kategoriseerida hea ja halva vahel. Loodus on lootusetult loomulik. Vahel juhtub meil muidugi paraku ka see, et me tahame mitut erinevat head asja korraga ja me ei saa korraga võib-olla kõike head asja saada. Et siis on jällegi inimene oma evolutsioonis saanud sellise õpetuse, et siis pannakse need head asjad pingeritta. Ja neid me nimetame siis ühiskonnateadustes või ka psühholoogias väärtusteks. Ehk siis, kui meil on vaja kahe hea asja vahel valida, siis, ja me korraga ei saa teha, siis me valime selle asja, mis meile teeb suuremat heaolu tunnet meie isikliku enda jaoks. Ja siin on üks selline maailmas suurem uurimus, kuidas siis, erinevad kultuurid oma väärtusi pingeritta seadsid ja missuguseid väärtusi nad sinna seadsid. Ja huvitav on see, et nad kõik jõuavad selles esimeses reas üsna samade asjade juurde. Kõigepealt meie lähedased, meie pere, siis meie lähikondsed, need on väga tähtsad. Nii-öelda siis kasutan bioloogina mõistet karjakuuluvus, sellepärast, et me puutume ka sellega ju siin ka metsateemades ju kokku. Kes on metsamees, kes on putukateadlane, mis sa putukamees tuled metsast rääkima, kui palju mulle seda proovitakse näiteks öelda, kuigi mets on ka putukate elupaik ja nii edasi. Ja kui me vaatame keskkonnahoidu kui väärtust eraldi, siis leiame siin selles pingereasta 36. kohalt alles. Ehk siis me seame oma isiklikus käitumises alati esikohale oma lähedaste heaolu ja tegelikult on siin selles pingereas puudu väärtus number 1.
minu isiklik elu. Sest siia kuulub ka see klassikaline budistlik tõde ka, et kui sa oled aidanud iseennast, oled aidanud kogu ühiskonda või inimkonda, ehk siis kui ma ise ei püsi elus, ei saa ma ka lapsi elus hoida näiteks, et see on see ka pool, mis siit nagu selles mõttes läheb nagu vastujalt kõrvale. Ehk siis mida isiklikumalt tajutav hea asi on, seda kõrgemal kohal ta asub meie pingereas, meie väärtusahelas, kui me teeme valikuid oma käitumistes. Ja siit tulevad ka välja sellised ju huvitavad järeldused, et ma olen küll suur loodushoidja, aga minu tehas vajab erikohtlemist. Või ma olen suur tööstuse toetaja, aga minu kodu vajab erikohtlemist. Ja nii edasi. Ehk siis see on see väärtuskonflikt. Ja väärtuskonfliktid on nii, et nad on üks inimene võib olla mõnes teemas absoluutselt teadmistepõhine, teises teemas ka täiesti mitte teadmistepõhine. Ja loomulikult sellest esimesest otsast suhetest tekib ka siis selline asi nagu karjakäitumine bioloogiliselt väljendatuna, mis tähendab ka ju seda, et nemad on alati süüdi. Meie kari on alati õige, aga nemad on süüdi, kes ei kuulu meie karja hulka. Ja see on, ütleme, ka tänases ühiskonnas, mitte ainult metsanduses, vaid ka laiemalt väga tõsine polariseerunud asi. Tegeldakse teisele karjale ära panemisega, mitte sisulise aruteluga väga palju. Kõik inimesed on võimelised muutuma ja muutma ka oma sellist siis afektiivset reaktsiooni, aga selleks läheb aega. Ja selleks, et me harjuksime ära oma uue taustsüsteemiga, kõige kiirem ajavahemik on üldjuhul enam 15 aastat, mida me ühiskondlikus olemises saame nagu välja tuua. Ja mis on hästi huvitavad paralleelid, kui me vaatame näiteks rahvusvahelisi keskkonnaleppeid, siis sealsed tähtajad huvitaval kombel seatakse ka, kas on nad sattunud teadlikult või kuidagi muul moel 15 ja pluss aastat eesmärkidega, millel ma oskan leida sellise võib-olla ühe loogilise seletuse ka, et äkki ongi targad inimesed ja oskavadki aru saada, et me ei saa päevapealt ühiskondlikku olemist muuta, kuid võib-olla on ka teine mõte ka siis selles, et et kuivõrd need kokkuleppijad tavaliselt on sellised inimesed, kes võib-olla selle 15 või 20 aasta pärast enam ei peagi ise muutuma bioloogilistel põhjustel, et siis ongi väga lihtne kokkulepet saada, et las lapsed teevad, eks meie asi see enam ei ole. Mis on üks universaalne ühisomadus ka, on see, et me kardame tundmatut maailma. Tundmatusega kokkupuutumine tekitab meile alati negatiivse afektiivse reaktsiooni. See on üks universaalne pool ka. Uudishimu õppimine ja andmine vähendab hirmu alati. Ja huvitav on ka see, et kui muutused toimuvad tasapisi, siis nendega me harjume. Ja isegi ju selles mõttes me harjume nii naljakalt ju ka metsa mõttes, et me räägime jätkuvalt metsa raiumisest, ometi seda ei raiuta enam mitte kusagil praktiliselt, saetakse, kui seda tehnoloogiat niimoodi nimetada. Et ka need nüansid ju meil tulevad ka juurde. Või siis üks selline huvitav paralleel ka sellest 15 aastast on see, et maksimaalne vabaduse kaudus, mida meile õigusteadus või seadus lubab seadistada on 20 aastat, mis tähendabki seda, et see on piir, kus ehk on lootust veel midagi muutumiseks. Ja edasi on juba eluaegsed, siis ei ole mõtet tõenäoliselt ka. Kuidas need kogemused meil metsas koonduvad niimoodi ja kuidas need ka siis sellised tundepursked, see on emotsioon, me käitume absoluutselt igas olukorras emotsionaalselt. Rääkida nüüd vaigist emotsioone, ka teadmist hankimine käib läbi emotsioonid. See on ka selline pool. Siin on üks pilt, mille ma tegin 2004, see on Bulgaarias, Vitoša rahvuspargis ja loomulikult ka kliimamuutuste tuules on metsandus ise üks kõige rohkem pihta saanud tegevusvaldkondi koos põllumajandusega ja saab seda jätkuvalt ka. Siin on siis näide küll muidugi siis kaitsealal toimunud tormimurrust ja me olime seal ühe siis sellise üle-euroopalise sellise seminariga, mille eesmärgiks oli siis ka elurikkusega seotud konflikte nagu proovida analüüsida neid ja kuidas võiks neid ennetada ja nii edasi. Ja hästi tore oli seal niimoodi, et juhtumisi oli siis, selle seas oli näiteks üks Rumeeniast pärit, siis metsamees, hästi tore inimene ja väga tore. Ja teisel pool mind juhtumisi tollel hetkel, kui me seal vaatasime, seisis Bialoveža rahvuspargi teadusdirektor. Ja Bialoveža on teadupärast siis kõige suurem ja kõige lihtsam ligipääsetav põlismetsaala Euroopas.
kes vähegi sinna satub, käige, soovitan soojalt. Ja mismoodi siis toimus see nägemine? Metsamees ütles, loomulikult nüüd tuleb sinna minna koristama, sinna tuleb teha raiuma, tuleb hakata uusi puid istutama. Tuleb korda teha. Põlismetsa kogemusega inimene peale Veesest ütles, et et ei, milles küsimus, näed, juba noored puud kasvavad. Loodus saab sellega hakkama. Jah, ja saab paremini hakkama, kui me oma tarkusest sinna läheme. Ja nii ta on, et kui me mingit asja vaatame, siis vastavalt sellele, missuguseks me oleme siis oma kogemuse kujundanud ja kuidas teda ka, tähendab, ma ei saa öelda, et saame midagi kujundada otseselt. Selles mõttes mitte kedagi ei saa õpetada. Inimene saab õppida ja õpetaja saab anda võtmeid õppimiseks. Aga vägisi õpetamine ei tule mitte kellegiga mitte kunagi välja. Aga siin üks väike selline nimekiri asjadest, mida siis keegi ka sellist pilti vaadates näeb, või kui ka Eestis on mingi tormimork kusagil. Kes näeb kas saamata jäänud puidutulu, kes näeb puidumassi, kes näeb elus puid, kes näeb surnud puid, kes näeb põhjust, kes näeb tagajärge ja nii edasi, nii edasi. Ja kõike seda meile ütlebki esimesena enne kõige tugevamalt mõjuva efektireaktsioonana meile see esimese asja, mida me siis tähele paneme ja mida me oskame ka tähele panna, mida me oleme õppinud tähele panema. Kui ma vaatan sellist metsa teema käsitlust ka nüüd erinevates teadusharudes ja siin ma küll pean nüüd tooma teatud mõttes paralleeli ühest küljest siis ökoloogilise teadmisega, teisalt metsandusliku teadmisega, kes minu meelest on korrektne teha vahet metsandusteadusel ja metsateadusel väga lihtsatel põhjustel. Metsandus on puidutulu saamise eesmärk, aga metsateadus, see on mets kui ökosüsteem. Et minu meelest on see vahetegemine põhjendatud, kuid ma saan ka väga hästi aru, kust meil tekivad väga paljud möödarääkimised. Etteruttavalt ütlen niimoodi, et siin, kui ma viitan mõningaid meie teaduskorofeesid, siis ma ei viita mitte ühtegi Tartu Ülikoolis hariduse saanud inimest. Kohe teadlikult. Ja see on ka üks selline huvitav minu isiklik kogemus näiteks sotsiaalmeedias, kui ma meelitan enda juurde alati igasuguse pinutäie kommentaatorid, siis kui ma vahel tsiteerin mõnda siis metsateadlast kitsas mõttes, ilma nime vanemata, siis ma saan pikki päid ja jalgu, siis kuule, aga see on selle mehe öeldud. See oli tore mees, nii edasi, aga see on üks huvitav paradoks, et see vaidlus on sisemine rohkem, mitte niivõrd ökoloogide ja metsateadlaste vahel, vaid sisemiselt on mingid muutused toimunud. Aga üks põhjus on muidugi küll, miks me räägime vahel metsast mööda, on see, et meil ei ole ju väga suurt kogemust metsa kui ökosüsteemiga oma ehtsas arengus. Ehk siis põlismetsi on meil umbes võib-olla 2%. Ja siin, kui ma vaatan, paremal pool on Toomas Frey poolt kirjutatud artikkel. Tigarist saate Eesti loodusest seda kõik kätte ka juba 66. aastal kirjeldas ökoloogilise suksessiooni põhijooni, kus ta kirjeldab raiejärgset metsakoosluse kujunemist põlismetsaks. Ehk 200 aastat on see minimaalne aeg, kui ta siis saab. Ja ma tõmbasin sinna rohelise ruudu ümber sellele osale, millega metsandus ei tegele. Sellepärast, et enne tehakse raie. Jah, metsandusel ei olegi üldjuhul ju olnud sellist eesmärki, ja seda ei saagi teha, seal on täiesti arusaadavad põhjused, miks me ei saa seal väga palju üle 120 aasta teatud kohtades mõnda puuliike, on ta mänd või kuusk kasvatadagi. Lehtpuudest me siin ei räägi, aga seal on ka põhjus selles mõttes, et seal toimubki teatud siis looduslik väljalangemine, sest kõik ei mahu. Kuigi seda teab metsandus väga hästi, et ju ühel lageraie järgsel langil pannakse ju istutatakse kasvama seal 4000-5000 puud. Siis, kui on see raieküps mets, siis on seal alles 300-400 puud. Selle harmanduse teeb metsamees ise ära. Jah, aga siis, kui loodus teeb, siis äkki öeldakse, et mets saab hukka. Ja seda ma räägin ka puht objektiivse normaalsusena, et siin vasakul pool ma viitan August Jördi ühte väga hästi kokku pandud kogumikku. See on ka Tigarist teile väga hästi kätte saadav kaitsemetsad ja nende majandamine Eestis veel selle sajandi alguses kokku pandud kogumik ja äärmiselt kosutav lugemine. Seal saate ka väga hästi teada ka neid asju, mida siin Leo meile siin mainis sissejuhatuses ja kuidas on meil kaitsemetsadega toimunud protsess. Ja minu ja üks iseloomulik pool
on ka siin see, et näiteks, et ta siin augustil ei ole kindlust, kas nüüd ütleme meie metsakoosluses võiks kliimakskooslus kui selline, mis on mitmerindeline, mitmekesine mikromosaikne maastik üldse kujuneda. Kuigi ütleme, Toomas Frey, kes on, jaoks oli see asi suhteliselt selge juba siis. Et arusaadavalt meil ei ole väga suurt kogemust metsa loodusliku arenguga. Ja kuigi ütleme, minu jaoks üks paradoks on see, et seal kõrval on see üks pilt, mille ma tegin Järvsel ja siis ürgmetsa kvartalis, nimetatakse ürgmetsaks, tegelikult on põlismets, jälle selline äkki mõisteline nüanss, et ometi ju, kuidas nagu sealt läbi jalutamine nii kiiresti ununeb inimestel, et see põlismetsa kvartal on seal kõik need jaanuaritormid ja üle elanud, viimati hübriidhaavik kukkus tormis kokku, aga põlismetsa kvartaliga ei ole midagi juhtunud senimaani veel. Et ei saa see mets kusagile hukka, kui sealt kõikid, ja me räägime kaitsealade metsadest arusaadavalt ka. Midagi on meil kahtlemata ka ju ununenud. Ma ei ütle, õige sõna ei ole ka ju ununenud. Me kipume väga tihti väga palju osundama kõikvõimalikele seadustele, et miks seadus ei tee ja miks pole järelevalvet. Aga me unustame ära sellise küsimuse, aga mitte kellelgi ei ole ju kästud valesti käituda. Mitte ühelgi inimesel ei ole kästud valesti käituda. Ja meil on olemas ju pikk ajalooline kogemus näiteks, kuidas lahti raiutud langisvärv tuule käes tormihellaks muutub. Ja selle kohased majandussoovitused on väga vana tarkus. Aga vaba riik, eks eraomand on püha ja puutumatu, siiski paljudes tõlgendustes, vaatamata põhiseaduse natukene pikemale poolele. Me teame väga hästi, millal see tuulega arvestamise nõue seadusest välja läks. Ega kellelgi ei keelatud tuulega arvestada. Kõikidel on lubatud kokku leppida, aga näete, ei tule välja millegipärast. Ja tulemus on see, et loomulikult kaetatakse toidulaudasid ja siin üks näide sellisest, ma tean täpselt selle metsaomandi lugu, aga ma ei hakka ütlema, kui see on tüüpnäide, ma ei hakka siin näpuga osundama kellelegi. See pilt on selline, et siin paremal pool oli ilus raieküpsmets, seal tehti lageraia, kõik absoluutselt korrektselt ja ei mingisugust muret. Aga mis meil juhtub, meil ei ole enam külmunud maaga talvesid, tormihellad puud, avatud tuulele ja loomulikult tormimurd tekkis. See mets, millest on praegu pilt tehtud, see oli siis metsanduslikus mõistes küpsem mets, ehk siis veel 10 aastat ja siis oleks saanud sealt siis võtta sellega puidutuludest kätte. Aga nüüd tehti seal sanitaarraie. Ehk tegelikult pealt näha justkui nagu kõik korrektselt tehtud tegevus andis meile ju majandusliku kahju. Mina ütlen niimoodi selle asjaga. Ja midagi ju paremaks ei läinud. Väga palju on meil ju teemaks aruteluks juba pikalt see, mis aasta ja mida ja kuidas teha. Et siin on mul võimalik tsiteerida näiteks Ivar Hetverki. Ja kui ma ka neid tsitaate kusagil esitlen, siis ma küsin, aga mis on meil muutunud, et see tsitaat enam ei ole adekvaatne. Et minu meelest on tegemist ka ühe ju metsanduskorrefeega ja metsamehe, metsateadlasega, ütleks niimoodi täiesti. Et muutunud ei olegi ju midagi rohkemat, vaid asi ongi läinud veel hullemaks. Või siis ütleme meie mullateaduse korrefee Loit Reintam, kes on väga selgelt ja üheselt analüüsinud mõjusid, mis toimuvad ka selle mullastikule, kui me läheme sinna siis ajal, kui tegelikult peaks ökosüsteem endast taas looma sellel hetkel puhkeseisundist ära minna. On üks huvitav omavara küll, et võib-olla mäletate ka, kui 97 võttis Riigikogu vastu otsuse, et meil tuleb välja töötada mullaseadus. Et meil on olemas ju metsaseadus ja meil on välisõhukaitseseadus ja maapõueseadus ja meil on väga palju seaduseid, aga meil ei ole mullaseadust. Ometi see on meie ju toidu kasvatamise A ja O, kus me saame oma mitte ainult toidu, vaid ka puidu ja nii edasi. Loit oli üks selle seaduse väljatöötajaid kahtlemata ja ta ütles mulle omavahel ükskord ka, et vaata, et Urmas, et kui see seadus oleks vastu võetud, siis oleks kevadsuvised raied seadusega keelatud ka mullaseaduse põhjustel, sest jälle ühtegi sisulist õigustust sellel ei ole. Aga täna me teame, ei ole Euroopa Liidus mulladirektiivi, ei ole Eestis mullaseadust ja ikkagi jälle see vaba isiku, vabade kodanike õiguste hindamine on see, mis meil on siin taga ja põhjuseks, miks me ei lähe selliste asjadega nii kaugele.
Ütleks, et selle viimase 15 aasta jooksul, võime öelda siis selle sajandi jooksul on toimunud muidugi ka väga palju selliseid muutuseid meie olemise ja tarbimise nii kultuuris ja tulemis ka. Ma mäletan väga ilmekalt seda esimest ettekannet, kui Artur Nilsson tutvustas hinnaküpsuse mudelit Maaülikoolis ühes seminaril ja kuidas siis ka siin viidatud mehed talle natuke nõutu näoga otsa vaatasid. Siis seda ju üha enam praegu tuuakse esile, et me saame kiirema tulu. Aga tulemus on see, et me tagasisidestame ju jätkusuutmatu tarbimisühiskonnaga. Hinnaküpsuse mudel tagasisidestab jätkusuutmatu tarbimisühiskonnaga. Ja kaotatud sortimenti näiteks hinnaküpsuse mudel tagasi ei too. Ei ole võimalik, sest tal ei ole hinda, kui meil ei ole sortimenti, ei ole hinda. Me saame ja kolmas asi on ka see, et mitte keegi ei suuda prognoosida majandust 30-40 aastat ette. Põimsüsteemide nii täpne prognoos on ka võimatu. Ja täna on meil palk on 18 sentimeetrit ja ütleks, et mis ta siin on selline, jah. On toimunud muidugi teisalt ka töötluse, ütleme kahtlemata töötluse oskuste arenemine. See, kui õpiti saagima peenpalki põhimõtteliselt, see on ju, meie saetööstus on väga tasemel kui sellises. Aga mis on see toonud? On ka toonud selle, et kasutataksegi järjest peenemaid sortimente. Ja veel üks selline omapärane huvitav aspekt on ka ju see, et ma olen aeg-ajalt kohanudki ka metsameeste, metsandusmeeste puhul seda värki, et ka puit on mahutoode. Et mis sortimentidest me enam räägime. Ja tõepoolest, kui me räägime puidukeemiast või pelletitööstusest või siis nii-öelda laiemalt sellistest peenstruktuuridest, siis ei olegi ju seal põhimõtteliselt vahet, et sinna läheb igasugune sisend, läheb ka kevadsuvine sisend põhimõtteliselt sisse. Ja arusaadavalt, mis on ka üks ju väljakutse, on see, et tahame või taha, puit on ebastandardne tooraine. Ja efektiivne majandus töötab konveieril, mis on kõik standardne, standardiseeritud ja iseenesest täiesti loomulik, et küllalt palju ju ka näeb ka puidutööstus vaeva sellega, et sellest ebastandardsest toormest teha siis standardne. On ta siis puitlaas, plaat, melamiinplaat või siis liimkiht, pult ja nii edasi. Mis iseenesest ei ole üldse mitte ka ju halb, et seda tehakse, aga meil läheb midagi kaduma. Et siin see pilt, see on minu enda isiklik käsihöövel ja ei ole mõnusamat asja, kui ise käsihöövliga puitu töödelda, üks hästi häälestatud tööriistaga seda teha. Siis sa näed, kuidas toimub puidusüü ja nii edasi ja oskad arvestada tema kokkupanekuga. Mul on sattunud vahel mõni liimkilt puit selline, kus ongi kas või seesama üks asi on lihtsalt valepidi sees. Ei jälgi ülejäänud puusüüga ja sealt ta läheb lõhki. Nii on. Ja mis on ka üks oluline vahe näiteks, et ju ka selline tehase töötlemine, freesi põhimõtte enam ei arvestagi ju puusüüga, seal ei tekigi see tunnetust, mismoodi see puu nii-öelda toimib ja kuidas ta välja jääb. Ehk siis mingisugune osa kogemusest on läinud kusagile kaduma ja siin on nii töötlusmeetodite areng, kahtlemata meie tarbimiskultuuri muutus, aga ka loomulikult ka siis nagu öeldud, see hinnaküpsuse teema on jätkuvalt ju käib nendest arutelust väga tugevalt läbi. Omajagu räägitakse ka ju mõistetes väga palju mööda ka, mis on hästi huvitav ka teema, et ma ikka kogu aeg imestan selle süsiniku sidumise peale, et et puu kasvab ja seob, aga see, et ka isegi seda sidumist mõõdetakse süsinikuvaru muutuse kaudu. Vaadatakse, kui palju biomassi kuskile kasvab juurde, kui palju väheneb. Ja see, kuidas siis maakasutuses toimub nii-öelda see varude muutus ja arvestus sellest kuidagi, minu jaoks on seniajani uskumatu, et isegi meie metsandusakadeemik ei oska sellest teemast aru saada. See on kuidagi kummaline. Aga kes tahab nii-öelda täpsemalt seda arvestust kohvilauas võime sellest rääkida, see on pikem lugu iseenesest, aga üldine skeem on siin põhimõtteliselt olemas. Mida nooremad raiuda, seda väiksemaks läheb metsasüsinikuvaru. Väga lihtne printsiip, põhimõte. Ja sellega muuseas tekivad ka kohe rohkem probleeme elurikkusega selles samas metsas. Ehk nad on kaks ühes. Ja vastupidi, ma küsin alati ka inimeste käest, aga mis läheb meie metsanduses kehvaks, kui me saame eesmärgiks saada rohkem oksavaba tüükapalki?
Keegi ei ole öelnud, et midagi läheb kehvaks. Küsin edasi, aga ei ole küsin, aga miks me siis ei tee seda? Ega see saagis ei muutu olulisel määral, et kui me natuke hiljem räägime, arusaadavalt siin on liikides ja kohtades erisused, aga põhimõtteliselt männikuusega ei ole see mingisugune probleem. Ja vastupidi, sealt tulebki see kõige kvaliteetsem tooraine teatud asjadeks. No meil on soode sõda Vol 2, ehk kui mulle tundus kunagi, et Viktor Masingu poolt omal ajal siis algatatud 70. aastatel toimunud suur debatt, mis viis siis tollase kuidas seal arutelu tulemusena, et kuivendusfondist arvati soid välja, kuigi ütleme see, et kuivendus rikub sookoosluseid. Sookoosluse alla kuuluvad ka soometsad, 30 cm turvast, see on soo definitsioon. Ja erinevad taimed on seal peal. Siis see oli teada juba 57. aastal, kui võeti kaitse alla meie esimesed 4 kaitseala tehti, näiteks Nigula looduskaitseala oma soostikuga ja nii edasi. Kuid ega siis see looduse ümberkujundamine on ka inimesele märksa vanem, kuidas öelda, tahtmine, sest Jumal pani ikkagi eedenaeda valitsema ja unustatakse ära, et see valitsemise juures on ka vastutus. Ja seetõttu ju, Margem Andres on see suur kujund, mida meil ju räägitakse siin jätkuvalt, et kuidas me nüüd hakkame oma kultuuri tühistama või kuidas. Lihtsalt 60. aastad andsid selle tehnilise võimekuse ja andsid sisuliselt lõppematu rahavoo Moskvast, mis tuli selle töö tegemiseks ja maksti ju kaevatud kraavimeetri järgi. Kuhu see kaevati, see oli sekundaarne ja mõni soo jäi kuivandata seetõttu, et lihtsalt ekskavaator uppus ära. Ei saanud sinna minna tegema. Ja täna on ju meil Kõdusoo metsi 750 000 hektarit, see on 1/3 umbes kõikidest meie metsadest, majandusmetsadest on siis ju omaaegsed soometsad. Keegi ei hakka nende osas mingisugust probleemi nägema, aga küsimus on kaitsealade hoidmises. Mis on selle asja hästi omamoodi huvitav pool ka, et kui me läheme täna vaatama seda ala, ehk siis meil oleks aeg Tõde, õiguse uus raamat kirjutada, selles mõttes, et siin vasakul pool näete siis Vargamäe talude plaani ja seal on karjamaa ja heinamaa ja tänaseks on need karjamaad, heinamaad, mida Andres usinalt siis kaevas ja kraavitas, kõik kasvanud tagasi soometsadeks. Vaadake metsaportfellist järgi, tähendab, see on täna niimoodi. Kaitsealadel on see loomulik ja vajalik, sellepärast, et neid selliseid elupaiku, elukohti meil on paraku väheks jäänud. Alati peab olema sellise positiivse programmiga ka, et mis võiks olla meil see lahenduste pool ja edasi. Et iseenesest kõik meie keskkonnaprobleemid, metsandusega on see sama ju lugu, ta on ju olemuselt meie keskkonnaprobleemid, nad on nurjatud probleemid. Ehk siis põimsüsteemides on väga keeruline leida lahendusi, sest tõesti põimsüsteemi olemus on see, et ta koosneb väga paljudest erinevatest komponentidest, omavahel otseselt kaudselt suhestuvad, seostuvad. Ja tõsi, kui keegi räägib, et vaata tervikut, siis tavaliselt see tähendab seda, et rääkija enda poolt väärtusahelas number 1 tegevus on see tema tervik. Ja kaugemale ta ei lähe, see on üks selline tähelepanek mul küll. Kuid jah, meil ei ole üksikut imelahendust, nagu kas või ühiskondlik olemise muutus võtab, tahame või taha aega, nii ja naapidi võtab aega, et eks ka metsanduses meil on ju olemas ju kõik see kogemus, aga mingis osas ta ei pääse ju välile. Kuid jah, me saame hoida suunda, kuhu me tahame kulgeda ja tagasisidestada neid sammukesi, mida me siis sinna suunda astudes teeme. Meil pole eesmärk hoida elukeskkonda, vaid muuta inimeste käitumisviisi nii, et meie elukeskkond püsiks ka inimeste enda jaoks. Selles mõttes, et ja püsiks oma biootilistes ja abiootilistes seostes, mille siis lihtsad väljendid on kliima ja elurikkus. Need on need meie seosed ja sealt, kui meil on need mõlemad olemas, siis me saame ka kõik muu. Saame ka puitu, saame toitu ja saame ka puhata ja vaimu virgutada. Mis võiks olla need suunad, mida me võiksime rohkem mõelda või mida mina oskan välja tuua? Et jah, panite tähele, et meie väärtusahelas meie pere on number 1. Siis kui suudaks kuidagi niimoodi jõuda, et loodus ise väärtus saaks ka meie pere osaks, meie pere liikmeks. Kui me võtaksime teda sama
kuidas öelda, sama õhinaga, sama austuse, sama hoolivusega kui oma pereliikmetest hoolitseme, oma abikaasast, lastest, lastelastest ja nii edasi. See võtab aega kindlasti, ta päris niisama lihtsalt ei ole, aga loodusharidus on ainukene asi, mis meid selle koha pealt nii-öelda päästab. Aga kui juhtub mingisugune jama, siis ju kuhu läheb tähelepanu, miks Keskkonnaamet ei jälgi, miks ta ei ole seaduses kirjas. Ma unustame ära, et mitte ühelgi inimesel ei ole käsku loodusvaenelikult käituda. Jah. Miks me küsi, aga miks inimene rumalasti käitus, et tal puudus loodusharidus? Aga praegu ongi nii, kui me küsime, et ainult järelevalve on kehva, siis arusaadavalt loodusharidus vähendatakse finantseerimist, sest järelevalvet nõuab ühiskond. Et see on, minu jaoks on siin väike vastuolu natuke avalikes sõnumites, mida me ka ise välja ütleme. Ühe teise suuna ma veel natuke ka ütlesime välja, et me võiksime soovida ikkagi metsanduses rohkem oksavaba tüükapalki, kui me võtame kitsalt majandusmetsad oma eesmärgiks. See lahendaks ära süsinikuvaru probleemi, lahendaks oluliselt väiksemaks läheb elurikkuse probleem, vähendamata olulisel määral seda saagist või kuidas nüüd see metsandusmehed ütlevad ka täpsemalt, et ega siis kui puu kasvab suuremaks, ta lähebki suuremaks lihtsalt ja kasvukiirus võib-olla natukene muutub, see on ka arusaadav, aga seest me saame midagi sortimenti, mida me mujalt ei saa või peaksime hakkama siis ise liimima. Ja selleks, et saada sellest ebastandardsest asjast mingisugust paremat asja lihtsamini teha, selgedega me käsitööga, käsiöövliga neid kõiki tegema ei jõua hakata, see on ikkagi jääb paratamatult selliseks natuke eksklusiivseks tegevuseks, kas siis hobi korras või siis ka seal, kus on tõesti nõudlust sellise ekstra kalli toote järgi. Aga paneme tehisarvud pealt, käest loodame kõike saada, aga miks mitte siis ka sellised puidutöötlisliinid, kus siis ikkagi üha täpsemalt osatakse seda saadud sortimendi omadust ka veel jälgida töötlemisel. Et see kindlasti ka puidutööstuses võiks olla see pool. See on võib-olla isegi need 3 asja on natuke palju soovida, aga me peame unistama. Aitäh!